tere, mina olen Uku ja siin selles loengus me räägime siis saate juhtimisest. Ma pean kohe ütlema, et see on nii suur teema, et ma ka uurisin selle saate juhtimise kohta neid küsimusi ja vastuseid ja see on nii lai teema, et siin ei saa kogu seda teemat lihtsalt ära katta. See on nagu mitme koolituse teema, aga ma saan nagu välja tuua need kõige olulisemad, mis mulle tunduvad. Need tähtsad, need punktid. Et siis jutuks tuleb saatepunktide saatmine kõigepealt uuesti, siis on külalisega rääkimine enne salvestust, siis on saatekülalise aitamine ja katkestamine ja kõnemaneer. Siis on saatejuhi hoiak ja kõige lõpuks see, et ole alati näoga oma kuulajate poole. Läheme lahti siis. Saada saatekülalisele saatepunktid ja me eelmises loengus sellest rääkisime, aga see on niivõrd tähtis asi, et tegelikult sellest võib kohe veel rääkida. Saatepunktid on midagi sellist, mis annavad saatekülalisele kindluse kätte ja need tuleks ära saata kindlasti 2 päeva enne või eelmisel päeval enne saadet. Kui sa saadad näiteks nädal aega enne saadet, siis jah, võib-olla mõni ülikorralik inimene on täiesti okei sellega ja talle meeldibki niimoodi ja ta hoiab neid meeles ja loeb ja nii edasi tagasi ja teeb uurimistööd, aga mõni inimene unustab ära ja ausalt öeldes enamik inimesi tänapäeval on nii kiire inimestel, et nad lihtsalt ei jõua tegeleda niimoodi, et kui sa päev või paar enne saate salvestamist saadad need punktid ära, on täiesti okei. Kui sa samal päeval vahetult enne salvestusele tulekut saadad, no siis jah, siis sa pead olema kindel, et see inimene, et sa tunned teda hästi ja et ta tõesti nagu viskab diagonaalis pilgu üle saatepunktidest ja et ta kohe nagu saab aru ja haakub sellega ja oskab ise nii-öelda rääkida. Nii et päev või paar varem saada ära sobib väga, väga hästi. Nüüd inimene tuleb sulle salvestusele, eks ole. Enne salvestamist kindlasti ma soovitan inimesega natukene rääkida. Siin on need 2 põhjust. Üks on informatiivne ja sellest me kohe räägime, aga teine on see selline, mida võib-olla kusagil kirjas ei ole ja see on see, et sa tahad ikkagi teada saada, inimene on ju elus olend. On ju nii, eks ole, jah. Et tal on omad, vahel on tal lõbus, vahel on ta kurb, võib-olla tal eelmisel päeval suri kass ära, kust sa tead? Ja sa tahad teada, millises olus ta on, kuidas ta suga räägib ja seda enam, et kui see inimene on võõras, sa tahad selle inimesega ikkagi natukene kiiresti saada tuttavaks või noh, nagu saada aru, mis on selle inimese selline, kuidas ta räägib, kuidas ta vastab, milline on tema hoiak, kas ta on krampis, kas ta on vaba, kas tal on mingid mured, kas ta on nagu siuke hästi jutukas või on ta pigem kidarina, sa tahad seda enne saadet teada saada ja siis, kui sa talle tutvustad neid saatepunkte ja nagu saate detaile, mida ma kohe räägin, siis tegelikult seal juures sa ikkagi saad juba päris palju teadmisi edasi anda ja ise saad informatsiooni. Üks asi on kindlasti see, et kindlasti lepi kokku saatekülalisega, et noh, tema nime sa ilmselt tead, eks ole, aga mis on tema ameti nimetus, sest et vahel on inimestel, eriti need, kes on juhtival positsioonil, siis ta võib olla kas tegevjuht, ta võib olla juhatuse esimees, ta võib olla tootejuht või tahab ta üldse, et tema kohta öeldakse mingi, ma ei tea, võlur seal ettevõttes, nii et kindlasti see tuleb nagu ära nagu paika panna, et vahel tahavad inimesed, et nende kohta raadiosaates öeldakse natuke teistmoodi, kui nad tegelikult ametlikult on. Või siis näiteks mõni inimene on küll sellel ametipostil, aga kõik umbes terve Eesti juba teab. Nagu näiteks ma intervjueerisin TV3 esinaist juhatusel, ma ei tea, ühesõnaga tegevjuhti, ta oli juht, noh. Aga tollel hetkel oli eelmine juht just lahkunud, nagu me teame, ja tema oli värskelt postile sattunud ja saade oli just siis, kui ta oli nii-öelda hakanud juhtima, et noh, see on väga hea näide, kuidas et siis nagu arutasime, et mida siis peaks ütlema, sellepärast et ametlikult ei tohtinud veel välja ütelda. Ühesõnaga, see on teema, mida võiks eelnevalt nagu arutada, et kuidas ma siis sind nagu välja kuulutan. Siis kindlasti tasub rääkida, mina olen rääkinud inimestele, kes ei tea, kuidas võib-olla ei ole harjunud mikrofoni sisse rääkima, siis lihtsalt paari sõnaga, et noh, et kuidas ta peab hoidma seda ruumi, eks ole, et ta ei peaks väga nagu kõrvale kalduma oma nii-öelda pilgust, eks ole, siis istu talle vastu niimoodi, et ta saab sind kohe vaadata. Ja kui on 3 inimest, eks ole, siis püüa ka niimoodi, et nad on 3 nurkas, et inimesed saavad võimalikult väikese vaatamisega. Muidu kui ma pean enda naabrit niimoodi hakkama vaatama, siis tavaliselt inimesed ütlevad, on ju, jah. No, siis, nii et natuke räägi seda, kuidas mikrofoni sisse tuleb rääkida. Eesmärk siis on, nagu ma eelmises loengus rääkisin, võimalikult ühtlane heli tugevus, et ta oleks, vahet pole siis, kus ta on, et ta oleks alati ühe kaugusel mikrofonist. Aga noh, see on siuke asi, millest tasub kinni hoida, ega seal nagu
sa võid seda inimest paluda, aga seal midagi suurt ära teha ei saa. Siis on muidugi üks asi, mis on mõttekas ütelda, et kes seda saadet kuulavad, kelle jaoks see saade on tehtud, mis on saate eesmärk. No see on ilmselt sul juba saadetud, aga kes seda kuulavad, siis kui pikalt saade kestab. Ilmselt oled sellest juba rääkinud, aga ikkagi, et orienteeruvalt, eks ole, siis 50 minutit või tund aega. Me ei usu, et kauem läheb ja tavaliselt ega kauem ei viitsigi ühte saadet kuulata. Aga võib-olla saab ka lühemalt hakkama, nii et lühem saade on jälle väga süke kiire tormamine. Kui on saatelõik, siis tuleb ka ära öelda, et see tuleb sinu saatelõik, tuleb nüüd siin 10 minutit, et siis selle aja räägime ära kiiresti. Aga alati tasub need asjad nagu paika panna. Ja kindlasti tasub ka selle ära mainida enne saadet, et kus see saade siis pärast nagu kuulatav on, kus see leitav on, et see saatekülaline juba nagu on natuke siuke põnevile, et siis ta kindlasti läheb ja otsib selle saate üles, kus tema siis esines ja siis ta kohe nagu ootab, et millal nüüd siis tema saade tuleb, kui sa seda just nagu talle ennem ette kuulata ei saada. Kindlasti tasub meenutada seda, et telefon tuleb hääletu peale panna. Et mitte niimoodi nagu minul juhtus, et ma panin omale, kui ma saateid hakkasin tegema raadiosaateid, mitte podcast ega raadiosaateid, siis ma nerveerisin, panin omal telefoni taimeri käima ja see taimer oli siis telefoni hääletu peale pandud, aga ma ei teadnud, et kõik muud hääled on ära nagu vaigistatud, välja arvatud taimer. Ehk siis täpselt lõpusõnade ajal kukkus taimer piiksuma. No ei ole midagi hullu, eks ole, loed uuesti, aga ikkagi, et sa pead nendeks asjadeks valmis olema ja saate salvestamise ajal väldi igasuguseid segavaid tegureid, sellepärast, et see on halb, kui sa pead hakkama nii, kus me nüüd jäimegi, et see ei ole üldse nagu hea, et enne saadet tuleb see kindlasti nagu, et see saate salvestamise aeg on selline ainult sinu ja sinu saatekülalise või kõigi saate osalejate vaheline aeg, kus mitte midagi muud välist ei puutu, isegi mitte telefoni sõnumeid ega Messengeri sõnumeid keegi ei vaata. Vahel on niimoodi, et saatesse tulevad siuksed pikad pausid. No veel pikemad kui see siin praegult, eks ole. Aga tundus ju pikk, eks ole ju. Ja ma jätan ta sisse, ma ei lõiganud seda praegult ära. Kui sinu külaline hakkab siukseid pause tegema, sa küsid ta käest, et kas oskad nüüd nagu meile välja tuua, et mille poolest siis see toode nagu teistest erineb, siis ta ja siis ühesõnaga ilmselt on see nagu küsimus või see saade või see olukord seal hästi siuke nagu pingeline, et siis kui neid pause tuleb juba mitu tükki, siis kindlasti peaks mõtlema, et kuidas sa saad seal saate ajal seda olukorda natukene siukseks mõnusamaks ja vabamaks ja õhkkonda vabamaks teha. Võib-olla tasub mingitest pisikestest lihtsatest asjadest rääkida, kuhu siis saate külaline saaks kohe kaasa nagu rääkida või vestelda. Ja kui juhtub näiteks niimoodi, et sinul endal tuleb küsimustesse sisse, tuleb siuke paus, vahel on nii, et kui saate külaline läheb oma jutuga kusagile mujale, sa saad sest aru, ka sa lähed taga nii kaasa ja siis sa pead saate juurde tagasi tulema ja siis sa justkui tekib, et siis ei maksa pidada sinu poolt pausi, vaid on mõtet kohe öelda nii, et ma nüüd läksin oma küsimustega natuke sassi, korraks üks hetk, ma kohe püüan selle rea peale tagasi jõuda, enne kui me edasi läheme. Sa saad selle pärast alati välja lõigata, aga jube hea on, kui sa omapoolset vaikust ka nagu põhjendad, et sul läks sassi, saate külaline tunneb ennast ka kohe niimoodi kergendatult või nagu võidurõõmsana, et näed, minul ei läinud sassi, temal läks sassi, et et see on väga hea, kui midagi sükust juhtub, ütle, et okei, ma ütlen nüüd uuesti ja ei ole midagi hullu, pärast saad välja lõigata, eesmärk on hea ja sujuv saade. Nüüd räägime küsimustest. Ja see on üks selline punkt, mille vastu ma ise olen ka kindlasti algusaegada veel rohkem, aga ikka aeg-ajalt kipun eksima. Ja see on see, et ära küsi sellised küsimused, millele saaks vastata jah või ei. Põhimõtteliselt siis on nii, et kas teie ettevõtte eksporti teeb, mis ta vastab jah, või siis nagu veel paremal juhul ütleb niimoodi. Noogutab hästi innukalt. Et nagu ei tahaks nagu midagi öelda. Vaat on siuke asi. Pigem sa pead küsima, et kuidas see siis on niimoodi, et teie ettevõtte nagu Eestis müüb ja teeb samas ka eksporti ja veel kõike niivõrd edukalt. Ja las see inimene siis räägib, et kas ta siis on edukas või ei ole edukas või siis küsid nagu, et kuidas teie ettevõtte teeb eksporti, siis ta peab siis mõtlema, et kuidas, sellepärast, et kui sa nüüd mõtled saate kuulaja peale, siis saate kuulaja tegelikult tahab ju teada saada seda saate külalise
saatekülalise kohta seda informatsiooni, tema hoiakuid, tema mõtteid, tema kõiki asju ja see on äärmiselt tähtis. Soovitatakse rohkem küsida kas ja miks küsimusi. No muidugi see kas küsimus, et kas teil on olemas samad tooted, mis konkurendil, no siis ta vastab jah, et no ma ei tea. Ühesõnaga, igal juhul sa pead seda küsimust küsima niimoodi, et miks küsimused on minu meelest väga head, et aga miks pärast see on niimoodi ja miks teil oli eelmisel aastal niimoodi ja miks siis on põllumehel näiteks sihukene olukord, kus ja nüüd siis ta vastab, et miks tal siis sihukene olukord on. Nii et küsi alati selliseid küsimusi, mis panevad saatekülalise rääkima. Vahel on niimoodi, et saatekülaline räägib hoopis teist juttu, kui sa ootasid. Kuigi sa küsisid küsimuse ära ja ta justkui sai aru, siis ta oma jutuga läheb nii kaugele, et midagi pole teha. Siis on sellisel puhul tuleb lihtsalt saatekülalist katkestada, kuna see jutt läheb liiga pikaks ja läheb saate teemast niivõrd kaugele. Ja siis ma olengi teinud niimoodi, nagu me siin ühes väikeses näites kohe kuuleme. Miks on ja hakkame siis tegelema sellega ja minust sai siis ettevõtja. No näete, kui huvitav, ma katkestan, aga siit koorub juba selline väga põnev lugu välja teist kohe. Nii, siin siis kuulasite, mismoodi ma niimoodi püüdsin hästi ilusasti seda inimest katkestada, et siis nagu saatega edasi minna. Aga täiesti soovitan katkestada ja see on saate mõttes väga hea, et saade tuleb nagu võib-olla, et kui mingi teatud üks vestlus liiga pikale läheb, siis sa nagu tahaks seda sama teemat edasi kuulda, aga nüüd see saate külaline paneb mingit hoopis, ma ei tea, teist raudteed pidi nagu kappama mingi oma, ma ei tea, hoopis nagu võhma poole, eks ole. Et see nagu ka ei ole hea. Ja kui saate külaline on siukene, et tema käest ei tule mitte ühte sõna välja, siis ma soovitan mängida kuumapallimängu. Kuidas käib kuumapallimäng? See on niimoodi, et sa kujutad ette, et sul on kuum pall. Kui sa räägid, siis on pall sinu käes. Nüüd sa tahad selle palli visata ära. Ja kuum pall, sa ei taha seda kogu aeg enda käes hoida, nüüd sa viskad selle palli külalisele, ehk siis sa viskad sellised lihtsad ja kerged küsimused ja tema peab ka sulle palli kohe tagasi viskama omapoolse vastusega. Nüüd sa võtad jälle enda kätte, ütled, no jah, aga kas sa ei ole tähele pannud, et praegult on küll jahe, aga näed, kured ei ole veel ära lennanud või mis sa arvad, viskad talle tagasi. Nüüd ta ütleb siis kohe midagi ja sina niimoodi. Sa tõmbad selle inimese nagu sellise kuumapallimänguga käima ja ta tunneb ennast natukene kindlamalt ja justkui nagu ta tunneb ennast nagu kuidagi, et ta on nagu ka selle saate sees, et mitte, et tema on siin ja ma ei tea, kui te mult midagi küsite, siis ma võib-olla vastan, et see on väga halb hoiak, et kindlasti selline kidaline saatekülaline tasub lihtsate väikeste küsimuste ja kuumapallimänguga käima tõmmata. Üks asi on see, et sa ju planeerid seda saadet nüüd vastavalt selliseks, milliseks sa seda saadet planeerid. Vastavalt selliselt pead sa seda juhtima. Näiteks, kui sa tahad asjalikku ja kiiret saadet, siis sa alustadki saadet niimoodi. Ja tere kuulama, täna on meil siis saatekülaliseks see ja see ja see ja me räägime sellest teemast. Aga kui sa tahad, et see saade oleks natukene lõbusam ja vahvam ja sihukesem vabam, ja mõlemad variandid on õiged, ega ma ei ütle, et üks on õige või teine vale, aga vastavalt sellele pead sa juhtima, näiteks vabam saade. Nii, aga hakkame siis pihta. Mul on sihuke tunne, et meil tuleb täna väga hea saade, sellepärast et mul on saatesse palutud selline külaline, kes on Eesti 5-kordne meister. Ma ei tea siis milles. Padjapüüride õmblemises. Aplaus! Tere tulema. Ühesõnaga, et sa lood juba ise oma enda saate juhtimisega lood vastavalt selle saate aura. Ja usu mind, kui sina ühtemoodi küsid, siis sinu vastaja enam-vähem samamoodi vastab sulle. Kui sa oled ametlik, saad ametlikud vastused, kui sa oled vabam, saad vabamad vastused. On olemas siuksed saatekülalised, kes on täiesti nagu jumala tuimalt räägivad seda, mida nad ikka räägivad, aga neid on vähe ja need on need, kes on juhtivatel kohtadel ja on eelnevalt esinenud. Ja kõige lõpuks alati mõtle episoodi kuulajate peale. Kujuta ette, et sa teed seda saadet ja siin ei ole mitte sein, vaid siin on suur saal ja siin on 1000 inimest, kes kõik kuulavad sind, sest sinu episoodil võib olla 1000 inimest. Ja nad kõik istuvad ja kuulavad sind ja väga tähelepanelikult ja sa oled neil hästi lähedal ja sa pead kogu aeg mõtlema. Järelikult, kui sinu külaline ütleb midagi, mida võib-olla saate kuulajad ei tea, siis kohe täpsusta. Kuule, aga ütleme siis saate kuulajale, et mida see asi tähendab. Või kui näiteks mingisugune siuke küsimus on, mida sa arvad, et no saate kuulajad ilmselt nüüd tahaks teada saada, et kuidas see või kuidas teine. Nii et alati mõtle saate kuulaja peale, ole näoga piltlikult, ole näoga saate kuulaja poole. Aga saigi kõik teemad praegult. Teeme väikese kokkuvõtte ka. Ehk siis 1 päev enne või 2 päeva enne saada siis saatepunktid enne salvestust, korda üle tähtsamad asjad, räägi inimesega, saada ka tuttavaks.
ütle talle, kes on sihtgrupp, kuidas see saade toimub, kaua te umbes räägite ja nii edasi. Pikad pausid näitavad seda, et kui saatekülaline vastab, et siis võib-olla tuleks natuke vabamaks püüda teha seda asja ja kui sina ise teed pikki pause, siis kindlasti ütle see kohe välja ja nii-öelda tõesta, et jaa, mina võin ka eksida, ei ole midagi. Saatekülalist tuleb alati korrigeerida, aidata, kui inimene räägib liiga palju, siis püüa teda katkestada, kui on liiga sõnaaher, siis tee seda kuumapalli mängu. Ja nii, kuidas sina saadet juhid, nii see saade ka läheb. Kui sa oled vabam, siis see saade tuleb vabam, kui sa oled siukem asjalikum ja kiirem, siis see saade, inimesed püüavad sulle vastata nii, nagu sina küsid ja alati mõtle episoodi kuulajate peale. Ja ole alati oma mõttes nende inimestega, kes seda episoodi kuulavad. Aga ma loodan, et sa õppisid siit midagi, et sa tead nüüd natukene paremini seda, et mismoodi saadet juhtida.